Esimese lume ja külmakraadidega tekkis meil kohe kõigil libeduse probleem ja nurgakivi tõstatas enda jaoks küsimuse, et nii-öelda tavaliste libeduse tõrjevahendite juures on tihtipeale väikesed probleemid. Üks asi see, et kui me nüüd seda kõige lihtsamat tuhka raputame omale kõnniteele, siis me toome kõik selle jalatsetega tuppa. Sool, mida riputatakse jää ja lume sisse, see jätab jalatsitele randid. Uurisime natukene asja ja meie otsingud tõid meid firmasse Horticom, kellel on müüa üks väga eriline libedustõrje vahend ja pean kohe ette ütlema, et tegemist on hulgimüügi firmaga, aga ilmselt jutuajamise käigus uurime välja ka, millistesse kauplustesse nende kaup siit läheb. Meie poolt maale toodud jää- ja lumesulataja on toodetud Saksa firma Eisteri poolt. Ja Eisteri firma on tegelikult esmalt tuntud kui basseinide tootja, basseinitarvikute tootja ja kuna talviti ikka tekib jääkiht basseinide ja ka koduaia tiikide peale, siis mõtles Eistner välja, et nendel oleks vaja toota selline toode, mis suletaks jäässe auke talvisel ajal, et kalad saaksid õhku, kes siis kodutiigis oleks. Et elada nendel mõnusam oleks. No kui juba niisuguse põhja peale toodetud materjal, siis me siit edasi ei saa üldse rääkida, et ta on kuidagi meie jalatsitele ja võib-olla ka murule kahjulik on. Ja kindlasti mitte. See on väga hea ka näiteks kodulooma jalgadele või pigem ütleks, et ta ei ole kahjulik nagu naatriumkloriidi baasil jääsulatajad. Lisaks, kui te olete pannud endale koduaia ette jääsulatajat Eistneri oma ja pühite lumejäägid muru peale, siis kevadel võite olla kindlad, et teie muru on sama ilus roheline, kui ta oli ka eelmisel suvel. Ta toimib, ütleme siis niimoodi, et 10 korda kiiremini kui sellised tavalised sulatajad, sest ta tungib jää ja lume sisse. Kui nüüd panna natukene jääsulatajat omale peopessa ja sinna veel vett lisada, siis te tunnete, kui soojaks see vesi läheb ja see vesi hakkab soojenema kohe sekundite jooksul. Eistneri jääsulataja toimib vähemalt 3 päeva. Kui te olete selle lume või jää peale raputanud, siis ta hakkab kohe reageerima, tungib sinna lume ja jää sisse ja ta läheb nagu alumistesse kihtidesse ja jääb sinna toimima circa 3 päevaks. Muidugi, kui vahepeal tuleb kõva vihm peale, siis pühib see vihm kõik ära, puhub selle ära ja siis oleks uuesti vaja panna, kui vahepeal on jälle jää tulnud või lumi tulnud. Ja kokkuvõtteks tahaksin öelda, et nii nagu jutust kuulsite ja pildist nägite, on tegemist tõepoolest asjaliku huvitava materjaliga. Iseäranis võlus mind see koht, kus vesi hakkas siit trepiservast tilkuma. Kust osta võib, seda nimekirja näete parasjagu ekraanil ja paneksin veel südamele koolidele, lasteaedadele, restoranidele, teistele avaliku ruumi firmadele ja organisatsioonidele, et tehke oma ukse esised korda.